Süües kasvab isu ja tegutsedes kasvab julgus, kompetents, enesekindlus. Ja tegutsemine, kui sa oled tulnud läbi sellest julguse faasist, aitab viia sind järgmistele tasemetele, järgmiste väljakutseteni, mida sa oled valmis vastu võtma. Räägin sulle, miks ja kuidas kõik algab julgusest. Mina olen Merit Raju ja ma elan praegu 43-aastasena suhteliselt samasugust elu või samasuguse tundega nagu lapsepõlves. Ma ärkan rõõmuga. Mul on elevus oma hommikutest ja oma õhtutest ja oma elust. Kui ma olin väike, siis ma tundsin hästi palju vabadust, elurõõmu ja elujanu ja seda põhiliselt Lõuna-Eestis Vastseliinas veedetud suvedel. Sellel ajal ma kirjutasin päevikut, ma kirjutasin filmistsenaariume ja ma korraldasin teatrietendusi, selliseid elamusi. Nüüd on mu päevikutest ja stsenaariumitest saanud raamatud, mida ma välja annan. Neid on juba 7 ja 8 on tulemas. Ja minu teatrietendustest või nendest elamustest, mis me sõbrannaga korraldasime lapsepõlves, on saanud festivalid. 12 joogafestivali ja nüüd esimene enesearengufestival Hea elu. See tähendab, et kõik need asjad, mis ma tegin, on jõudnud nagu järgmisele tasemele kogu aeg, järk-järgult. Ja minu rahulolu või see tunne, millega ma igapäevaselt elan, on ikka samasugune nagu lapsena. Nagu selline, et jess, et see on minu elu. Mis sorti julgusi siis on ja kuidas siis saada sinna julguse kohta? Sellest ma räägingi. Ja ma olen kindel, et sellest videost siin või nendest mõtetest siin võib sinu elus midagi olulist idanema minna, mis võib muuta sinu elu trajektoori ja seda sama rahulolu elus, millest ma rääkisin. Sellised elu, rõõmu ja elu januga koos. Kõigepealt julguse erinevad tasemed. 2007. aastal ma tulin töölt ära. Ma olin 28-aastane ja tundsin, et ma ei tea, et see ei ole minu jaoks 28 päeva puhkust aastas. Suvel vaatan aknast välja läbi ribakardinate parkimisplatsile. Kuigi mu töö meeldis mulle väga-väga, aga kõik see formaat ei olnud täpselt minu jaoks. Ja see ei olnud päris minu hingeteekond võib-olla. Ja ma tulin töölt ära. Selleks, et võtta endale vaba suvi. Vabast suvest sai vaba aasta. Ja sellest sai hiljem raamat aasta kontsa kingadeta. Teinekord ma tulin töölt ära 2 aastat hiljem. 2 aastat pärast seda. Ja siis sai minust vabakutseline. Ma tulingi selle mõttega ära, et hakata vabakutseliselt elama. Kirjutama raamatuid, andma joogatunde. Ja 3. kord, kui ma tulin töölt ära, see oli 7 aastat veel pärast seda, siis sai minust ettevõtja. Mul oli firma olemas muidugi juba varem ja ma olin juba oma vabakutselist elu teinud ju ka siis ettevõtte formaadis. Aga ma ei olnud ettevõtja selle sõna otseses tähenduses, kõikide riskide ja võimalustega, mis ettevõtjate elus on. Minu meelest vabakutselise ja palgatöötaja elud või formaadid, need on nagu 2 erinevat mäetippu. Need on mõlemad okei, teatud inimestele sobivad just need formaadid. Aga seal vahel, kui tahta ühest kohast teise hüpata, on nagu suur teadmatus. Teadmatuse kuristik, hirmud, ebakindlus, rahaline ebakindlus. Ja selles ongi palju ebakindlust. Lihtsalt seal teisel pool, kui siin on palgatöö ja siin on vabakutseline elu, on nii palju vabadust ja seda sorti enese teostust, mida sa ise endal oled valinud. Mitte kellelegi allumist, täielikku vabadust. Ruumi, aja, teemade sisu mõttes, mida sa teed. Ja kogu vastutus. Nüüd, kui me võtame
vabakutseline ja ettevõtja, siis ka siin laiutab kuristik ja siin on täpselt samamoodi ebakindlus, hirmud ja rahaline määramatus, teadmatus ja samamoodi see hüpe sinna on hirmutav ja ei sobi kõikidele. Kui võrrelda vabakutselist ja ettevõtjat, siis võib-olla vabakutselise kõige suurem hirm või õudusunenägu on see, et ta ei saa kaetud oma igapäevaseid kulutusi või oma kuukulutusi oma tuludega. Ettevõtja hirm selle kõrval on umbes 100 korda intensiivsem, selles mõttes ettevõtjal on võiduvõimalused, aga on ka kaotuse võimalused. Ja siin me ei räägi enam nagu isiklikest kuukuludest, vaid see võib olla nagu korda 100 isiklikud kuukulud. Ehk siis need riskid. Ja sellepärast nõuab ettevõtja olemine mingit hoopis teistsugust vaimset valmisolekut, füüsilist valmisolekut, rahalist valmisolekut ja sellepärast on ettevõtete ellujäämismäär umbes nagu kalamaimul. Umbes 2-3% 10-aastaste firmade puhul. Minu firma on need esimesed 10 aastat üle elanud ja selle kalamaimu tõenäosusega sealt ikkagi läbi tulnud. Aga see on nõudnud julgust kogu aeg uutele tasemetele minna ja seda vastu võtta. Ja kui rääkida veel tasemetest, siis mulle tundub, et võin rääkida oma raamatute kogemusest ka. Kui ma esimest raamatut kirjutasin aasta kontsakingad ette ja olin 28-aastane, mitte kirjutasin, ma mõtlesin sellest esialgu. Ma tahaks kirjutada raamatut, ma tunnen, et mul on nii palju jagada, et sellest peaks raamat tulema. Ja siis ma nagu häbenesin või tõmbusin tagasi ja mõtlesin, et kes olen mina, et raamatut kirjutada. Häbenesin mitu kuud ja ühel hetkel ütlesin oma sõpradele ja lähedastele, et teate, et mul on niisugune tunne, et ma tahaks raamatut kirjutada. Ise täiesti muigasin selle üle. Mul ei olnud isegi sülearvutit ega üldse arvutit. Aga mul oli nii tugev see tunne. Ja inimesed ei naernudki selle üle. Ja ma võtsin raamatu kirjutamise ette. Teise raamatuga. Ja võib-olla veel seda, et ma ei kirjutanud ju täiesti tühja koha pealt, et mul oligi see tunne, et ma tahan kirjutada ja mul oli 20 aastat päeviku kirjutamise kogemust ja 10 aastat artiklite kirjutamise kogemust. Ja honorari sain ma isegi nende artiklite eest ja alati pidi neid artikleid kärpima. Sellest ka mulle meeldis see pikem formaat nagu raamat, et seal ei ole probleemi, kui see on pikem. Ja seegi kunagi nõudis minult julgust selles mõttes, et ma võtsingi disketi peal oma artiklid ja läksin ajakirjandusmaja ukse taha ja koputasin, et palun võtke see diskett ja uurige, kas te tahaksite seda artiklit avaldada. Ja seda avaldati ja ma sain selle eest honorari. Ja see ehitaski üles vaikselt seda valmisolekut, et ma tahan kirjutada raamatut. Ja teise raamatuga ma ei tegelenud enam nii palju selle küsimusega, et kas mina olen piisav, kuivõrd kas see sisu on piisav. Ja viimase 7. raamatuga, mis on avaldatud ja 8. raamatuga, mis mul praegu käsil on ja mis räägib eesmärkidest ja eluteadlikust elamisest, ajateadlikust kasutamisest. Ma loen seda juba niimoodi, et mul on 3-5 küsimust, mul oli 5 küsimust selle 7. raamatuga, ma arvan 8. tuleb nüüd pigem 3, millega ma vaatan iga üksikut lauset. Näiteks, et kas see on väärtuslikum kui vaikus, kas see väärib trükkimist. Näiteks, kas see on inspireeriv. Näiteks, kas see on tõde või selles mõttes, et mitte tõsi on see niikuinii, aga see tõde, mis aitab sind ka kusagile paremasse kohta, veel paremasse. Ja need on need erinevad tasemed. Ehk siis minu arvates on kõigepealt otsus, tahe, midagi teha, midagi saavutada ja järgmine etapp on julgus. Kas mul on julgust, et see ära teha? Järgmine etapp, kui see on läbitud, see julguse osa, mis võib olla ju erineva pikkusega, siis su võimed, oskused ja kompetentsid, teadmised kasvavad. Ja pärast seda on see tunne, et enesekindlus kasvab. Ja siis oled sa valmis võtma vastu uusi väljakutseid.
selliseid, mis kasvatavad sind. Ja ma ei räägi julgusest, et näiteks siia lihtsalt pea ees sisse hüpata. Ma olen siin ujumas käinud võib-olla 15 aastat, ma tunnen seda kohta. Ma räägin sellisest julgusest, mis on mugavustsoonist väljas, mis aitab sul kasvada. Ja on 2 põhjust julge olla. Selles mõttes, et esiteks, sinu enda jaoks, mida pikem on see põnnamise aeg, seda pikem on kannatuse aeg ja seda kauem läheb aega selleks, et su teadmised, oskused, võimed paraneksid ja enesekindlus kasvaks. Ja see on lihtsalt enesepiinamine, selle julguse perioodi pikendamine või nagu põnnamise perioodi pikendamine. Ehk siis lihtsalt härjal sarvist haarata. Muidugi hinnates riske. Ja teine hea põhjus, miks mitte venitada julguse etapiga, on see, et põnnamine on äärmiselt enesekeskne ja egoistlik. Sellepärast, et inimesed ootavad seda, mida sa teed, seda, mida sul on jagada, seda, mida sa tunned, et sa peaksid tegema, tahaksid teha. Ja ei ole mõtet seda tagasi hoida ja lasta inimestel kannatada ja oodata, sest sinu kannatus on võib-olla 1-2 minutit, 1-2 tundi, 1-2 nädalat või kuud, aga nende inimeste kannatus võib olla terve elu, kui sa ei tule välja oma teemaga. Ja on veel ühte sorti julgust. Ja see on seotud haavatavusega. Näiteks, kui ma olin kirjutanud oma lahkuminekust ja olin selle trükki saatnud oma raamatus Vaba ja metsik korda 1500, see oli haavatav moment. Kui ma kirjutasin oma jalakarvadest ja olin selle trükki saatnud Hingele Pai ajakirjas korda 3000, siis see oli haavatav moment. Ma lugesin Kristiina Ehini luulekogu hiljuti talvel ja vaatasin, et ta luuletab nii argistest asjadest. Ma läksin oma igapäevasele jalutuskäigule ja minul hakkas ka tulema luuletus. Kirjutasin selle oma telefoni üles ja see oli ka argistest asjadest. See oli antibiootikumidest, antidepressantidest ja minu maailma valust, sellest, et neid rohte üldse on vaja, sellest, et meil ei ole looduslikke lahendusi. Ja ma olen ka ise kasutanud antibiootikume 4 aastat tagasi viimati. Selles mõttes ma ei ütle midagi selle kohta, mis on õige, mis on vale. Mul oli lihtsalt kurb sellest, et neid üldse läheb vaja. Ja ma tegin selle luuletuse ja mitu kuud jätsin selle oma telefoni. Siis ma tegin selle videona oma telefoni ja tõmbasin YouTube'i, muidugi peidetud lingina, sest ma tundsingi ennast väga-väga haavatavana. See oli nii südamest tulnud ja ma ei tahtnud sellega kellelegi haiget teha ja ma ei tahtnudki sellega midagi teha, see lihtsalt tuli. Aga ühel hetkel ma tundsin, et ma saadan selle oma mailinglistile laiali ja see oli ka haavatav hetk. Aga see tagasiside, nii nagu sellele luuletusele, nii nagu kõigile nendele artiklitele, lugudele, mida ma olen jaganud ja kus ma olen tundnud ennast haavatavana, on olnud hästi positiivne ja see on alati hästi vastu võetud ja kohale jõudnud. Ja ma ei räägigi, et sa pead kirjutama oma lahkuminekust või oma jalakarvadest, vaid pigem, et sa oleksid kõigepealt aus iseenda ees, mida sina tegelikult tahad, mida sina tegelikult tunned. Ja siis aus oma lähedaste ees. Ja alles siis avalikule ringile aus ja siiras. Selle julguse nimi on siirus ja usaldus. Usaldus, et sa võid nähtavale tulla oma soovide, vajaduste ja mõtetega. Ja siis on veel ühte sorti julgust, mis on raamist väljas olek või mõtlemine või raamist välja tulek. Ja seda ma kogesin näiteks, kui ma olin kirjutanud Hingele Pai raamatu, siis selle raamatu idee tuli minuni koos juba kujunduslahendusega. Ja mul oli täpne visioon sellest, milline see välja peaks nägema. Ma pakkusin seda oma kirjastusele ja kes andis mu esimese raamatu välja ja nad ütlesid, et me võime selle välja anda küll, aga mitte niisuguse värvilisena, vaid lihtsalt mustvalge sellise paperbackina. Ma mõtlesin, nii väga kui ma tahaks, et see ka lugejateni jõuaks, sest iga looja tahab, et tema mõtted jõuaksid teisteni.
on see nagu tundub nagu vale, et see ei saa olla nagu mustvalge raamat. Ja ma jätsin selle sahtlisse või arvutisse ja kirjutasin ise järgmist raamatut. See oli juba toimetatud ja mu toimetaja oli selle saatnud ka vaikselt nagu teistele kirjastustele ja ühel hetkel vastati ühest kirjastusest, et aga teeme selle sellise värvilisena, nagu sa mõtlesid. Selliseid raamatuid ei olnud Eesti autoritelt olemas, kus on harjutused ja retseptid ja elustiili soovitused ja selline läbi hästi isikliku prisma. Ja see pidi olema ilus raamat, pidi tulema ilus raamat ja see tuli ja sellest sai bestseller. Ja see oligi raamist välja, ehk siis, et ma ei teinud seda paperbackina, nagu mulle soovitati või nagu oli tavaline raamat tol ajal. Siis üks raamist välja kogemus oli ka sellega, et ma andsin välja, ma olin peatoimetaja Sensa ajakirjas, elustiili ajakirjas, naturaalse elustiili ajakirjas. Ja ma tegin seda 3 aastat ja see oli mu unistuste töö. Mul oli palk, mul olid töökaaslased ideaalsed, mul oli töö sisu oli ideaalne. Õhtuti me ütlesime teineteisele, et vau, et see töö teeb meid nagu igaks õhtuks aina paremaks inimeseks. Et nii äge ja nii hea täpselt oligi see tunne seal. Aga ma hakkasin aru saama, et see on mugavustsoon. Ja ühel hetkel ma tegin oma ajakirja, mis oli selline, nagu ma unistasin. Ilma reklaamita, hästi ilusa puhta kujunduskeelega ja mitte ühtegi tõlkeartiklit. Et ühel hetkel see raam jääb liiga väikseks ja sa ise kasvad suuremaks ja siis on julgus sealt välja murda. Ja mul on 12 aastat olnud Kundalini jooga õpetaja ja siis tuli koroona. Ja Kundalini jooga või üldse jooga nagu ei mahu internetti ära, et ta on tegelikult kogemus kõikidele meeltele ja seda saab luua koha peal. Ja sellepärast kuidagi moodi jäi Kundalini joogat vähemaks ja vähemaks mu elus ja ma istusin oma matil sellel ajal, kui kevadel hoiti maskid ees ja istuti palju kodus. Istusin mina matil ja ootasin oma joogastiili. Ma ootasin, mida mu keha tegema hakkab, mis liigutusi tegema hakkab ja sellest sai alguse minu joogastiil. Selle nimi on Slow Flow ja selle baasiks on dünaamilised liikumised, ühest poosist teise liikumine, hingamine ja ümisemine. Nii et see on närvisüsteemile hästi rahustav. Ja ma ei mõtle sellist nagu loiuks rahustav, vaid selline enda keskmesse tasakaalu toomiseks, millest sa saad muuta ennast nii veel rahulikumaks, loovamaks kui ka aktiivsemaks, täpselt seda, mida sina soovid. Igal hommikul ma asun isukalt oma päeva kallale. Ma ärkan hea meelega nagu jess, täpselt nagu laps oma sünnipäeva hommikutel. Ja seda ma soovin sulle ka, et sa isukalt elaksid oma hommikuid ja päevi ja õhtuid ja elu. Et sa julgeksid kuulata oma südant, teha see esimene samm, kogeda, et su oskused, teadmised, võimed kasvavad, kogeda, kuidas su enesekindlus kasvab ja sa oled valmis vastu võtma järgmisi väljakutseid. Selleks, et sina tunneksid rohkem eneseteostust, selleks, et teised saaksid rohkem midagi, mida sul on anda. Ja selleks, et hirmust läbi saada, on üks nipp kindlasti hingamine. Öeldakse, et hirm on elevus ilma hingamiseta. Hirm on elevus ilma hingamiseta. Ehk siis tunnista endale, et sa tunnedki elevust, luba endal hingata ja hinga sisse nii nagu sünnipäeva küünlaid puhudes. Sa oleksid täiesti kindel, et kõik su soovid täituvad, sest see oleneb sellest, kui palju küünlaid sa suudad ühe hingetõmbega puhuda. Ja puhu hinga veel sisse. Nagu elu olekski sinu sünnipäevatort ja kindlasti muuda oma hirm elevuseks, hingates nagu sünnipäeva küünlaid puhudes. Aitäh sulle ja õnnelikku elu!